videolõunatund Nõmme raadios. Nagu alati tere maailm, Nõmme raadio on jälle eetris ja kanalites ja kuidas ma seda ka ei nimetaks. Aga häda on muidugi selles praegu, et ma olen nüüd jälle üksinda, sellepärast, et meie šefil Margus Lepal on endiselt kolmiknärvi neuralgia valu näos ühe poole peal ja seega on rääkimine takistatud. Suu ja keel ei käi nii vabalt, nagu nad käima peavad ja raadios on see tegelikult ikkagi väga suur probleem. Nii et ütleme niimoodi, Margus on seal olemas, aga ta eriti palju ei räägi. Ja teiseks, olge kõik toetajad tänatud. Tänu teile peame me vastu ja loodan, et ühel päeval tuleme vana saate formaadi juurde tagasi. Ja ma ütleks selle peale, et Susi söögu seda saate formaati, kõige tähtsam oleks see, et ikkagi see valu ja ebameeldivus ja kõik asjad ükskord üle läheksid. Muide, kui praegu mõelda selle peale, kui paha Margusel on, siis eks me ju haigustest enne ka rääkinud ja seda on teinud veel ju ka doktor Vassiljev mingil ajal. Aga kui me mõtleme selle peale, mis haigustest me oleme rääkinud depressioonist, siis me oleme rääkinud COVIDist ja siis me oleme rääkinud sellest, et oli gripilaine aasta tagasi ja nüüd jälle ja nii edasi. Ja me oleme nagu justkui valmis kõigeks selleks, et kõik läheb aina mitte halvemaks, aga teistsugusemaks. Tänane gripp oli see, mis oli gripp 20 aastat või 30 aastat tagasi. Katku ei ole enam juba, Susi teab kui kaua aega, kuskil 200-300 aastat ja nii edasi. Ja kõige hullem lugu kogu selle pulli juures on see, et lõpuks saab mingisugune haigus meid ikkagi kätte. Tähendab, me võime ära põgeneda teiste haiguste eest ja me võime rääkida, kuidas neid ravida ja mida neelata ja mida lõigata ja nii edasi. Aga siis, kui on kõik ära neelatud ja ära lõigatud, siis tuleb see 1001. haigus ja ta saab meid ikkagi kätte. Nii et nagu vene satiirik ja komöödiakirjanik Žvanetski mingi oma nalja lõpus ütles, et mida sa inimesega ka ei tee, ta ikkagi roomab kalmistule. Nii siis ju siis on. Kõige hullem muidugi kogu selle asja juures, ka selles Marguse tänases loos on muidugi see, et neid uusi haigusi me nagu eriti hästi, esiteks me ei tea päris täpselt, mis nad on ja kui me isegi saame teada, siis me ei tea, kuidas neid ravida. Siin depressioonist me rääkisime, et depressioon on seotud sellise ainetega nagu noradrenaliin ja serotoniin ja nii edasi. Saime teada, aga küsimus on selles, et kas me oskame seda ka ravida. Muide, kui serotoniinist tuli juttu seoses neurasteenia ja depressiooni ja nende asjadega, siis see muide on üks hea näide, kuidas arstid mõnikord saavadki mingite asjadega hästi hakkama. Lihtsalt tuletame meelde siis seda, et see meie pikem jutt depressioonist, seal sees oli siis ka selline tõdemus või tarkus, et kui depressiooni tegelikult ravima hakata, siis depressioonist on võimalik lahti saada. Või tänapäeval me räägime vähist, kust vähk ei ole enam mingisugune surmahaigus, vaid ta on teatav seisund, tervislik seisund, mis teeb meie elu viletsamaks, aga mis ei ole surmatõbi ühestki kandist. Inimesed surevad vähki ja seda küll, aga see ei ole 100%. See on ikkagi niimoodi, et need, kes vähki põevad, nendest surevad vähki vähemus. Ma mäletan seda numbrit 35-40% või midagi taolt. Muide, aga ega see ei tähenda, et vähihaiged, kui nad saavad vähist jagu, et nad lõpmatuseni edasi elavad. Vähist saad jagu, aga siis tuleb jälle mingisugune jama ja mingi sitt sulle kaela, kas ühe viiruse või teisega või nii edasi. Kui ma praegu üldse hakkasin haiguste peale mõtlema, siis näiteks üks asi, millele me vist ei ole päris hästi tähelepanu pööranud, kuigi asja tegelikult täiesti ravitab, on puukentsefaliit. Väga palju teda ei ole, aga ta on reaalselt olemas ja kui entsefaliit jäetakse ravimata, siis põhimõtteliselt
jah või ei, aga entsefaliiti võib ikka surra küll. Noh, hirmsasti peab tahtma, selles mõttes, et peab ikkagi väga mitte ravima. Ja teine asi, mis muidugi omaette konks on, mida nüüd on viimasel ajal nagu hakanud rohkem tegema, on selle sama kuradi puugiga, on puukborrelioos, mis on tegelikult võib-olla isegi mingil määral ohtlikum. Aga siin on jällegi nüüd see asi, et ma arvan, et Vargamäe Andresel puukborrelioosi probleemi ei olnud. Kas ta üldse ei olnud? Või, nii, see sai korda. Kas Andresel nüüd üldse seda puukborrelioosi ei olnud või ei olnud borrelioosi ennast tol ajal kuigi levinud moel? Ja vot siin nüüd ongi, et tähendab, me oleme siis nüüd saanud endale mingisugused uued haigused, mida vanasti ei olnud. Aga kõik sellised vanemad asjad, millest ka Oskar Luts on kirjutanud seoses oma lapsepõlve mälestusega, nagu leetrid, sarlakid muide, ka siuke ohtlik pauk. Ei midagi, sarlakid on, siis nad ravitakse ja ühel hetkel on inimene terve ja asi valmis. Nii et seni ajani, kuni me üldiselt ikkagi aktsepteerime seda, et inimene on bioloogiline olend ja veel täpsemini öeldes zooloogiline olend, see tähendab, inimene on ka üks loom. Seni ajani hakkavad meil kannul käima igasugused halvad asjad. Ja see, miks me hakkasime praegu rääkima, sest siinsamas Margus istub minu vastas ja mul on tast kahju ja mis iganes, aga see lihtsalt tuletab meile kõigile meelde, et ühesõnaga mingid haigused on maailmas olemas. Sageli, mitte sageli, vaid enamasti me ei tea, kuidas neid ravida. Ja selle asjad muide praegu tuli meelde. Kuulge, millal te viimane kord kuulsite HIV-st või AIDS-ist? AIDS oli ju ikkagi väga kuum teema veel 10, 15, 20 aastat tagasi. Ja mul nüüd praegu seda statistikat ette ei löö. Mul on oma ajakiri, kust ma mõnikord vaatan neid asju. Selle ajakirja nimi on New England Journal of Medicine ehk Uus-Inglismaa meditsiini ajakiri, mida antakse välja Cornelli ülikoolis New Yorgis ja sealt ülevalt poolt Maine'is ja Harvardi kliinikus ja nii edasi. Ma praegu nagu hakkasin mõtlema, et seal on see kihvt meditsiini ajakiri, ta on ütleme kuskil kord kuus tuleb, kuskil 300 lehekülge paks üks niuke jurakas. Ja seal lõpus on tagumised 10 lehekülge, mis on mõeldud lugemiseks neile, kes arstid ei ole. Vaid see on populaarteaduslik ja sellised viimased meditsiini saavutused tehakse siis selgeks seal ja seal muu hulgas jooksevad siis ka haiguste statistikad läbi. Ja ma pean tunnistama, et ma nüüd ei ole viimasel ajal seda ajakirja vaadanud, on ikka mingisugused uued asjad on ees. Aga kuidagi vähemalt mul nagu praegu ei löö ette, et näiteks AIDS või HIV oleks mingisugune siukene selles pingereas kuskil väga üleval, aga 20 aastat tagasi ju millestki muust ei räägitudki. Ja kui me mõtleme näiteks selle peale, et meil on siin üles kerkinud mingid probleemid seoses homoseksuaalsusega ja nii edasi küll rahvusringhäälingus, et mida nad näitavad ja mida nad ei tohi näidata ja mida Veidemann ütles ja mida Anu Välbe ei ütelnud ja nii edasi, siis huvitav lugu on see, et seda seost homoseksuaalsuse ja AIDSi vahel tegelikult seda isegi ei näidata. Millest nüüd ise küsimus on selles, et miks ei näidata. Ei näidata, vastus on lihtsalt selge, et see haigus oma sellisel praegusel sellisel ehmataval kujul, nagu ta oli, on tegelikult taandunud. Ja neid haigusi on veel, aga selle peale ma siis ütlen, et okei, meil on siin igasuguseid haigusi ja mida iganes, aga siis, kui sa juba keerutad pöidlaid ja päikese all ja jalutad ringi ja naudid õlut ja ma ei tea, mida iganes, siis see, kes su kätte saab, on ikkagi kolmiknärvi neuralgia. Ma täiesti kinnitan, et enne seda, kui me Margusega esimest korda sellest rääkisime seal mõned kuud tagasi, ma polnud üldse kuulnudki, et siukene asi olemas on. Kusjuures ma ikka üldiselt nagu meditsiini vastu teatavat huvi tunnen. Ma tean küll, kus on kolmiknärv, see on siin üleval.
aga mis asi on neuralgia üleüldse? No kurat teda teab, pole õrna aimugi. Ja mispärast see neuralgia tekitab valu, jällegi ei tea. Ja noh, nüüd me siin enne selle saate lindistamise algust Margus näitas, et tal on mingisugused tabletid selle valu vastu, aga siis ta näitas juurde, et noh, nendest on nii palju kasu. Ehk teiste sõnadega, noh, võt ei saagi sellest kuidagi jagu. Ka praegune meditsiin. Kui juba selleks juttu läks, ma tahtsin rääkida hoopis teistest asjadest, poliitikast ja mida iganes. Aga Anton Pavlovitš Tšehhov on öelnud, et teema, millest inimesed kõige rohkem armastavad rääkida, on haigused, kus juures haigused moodustavad inimeste elust kõige halvema, igavama osa. Ja võt nüüd ongi see haigusi, see valud, värgid ja kõik see on ikkagi tegelikult selliseid haigusi või noh, kas haigusi, vähemalt haigena, ebatervena seisundeid, mis teevad elu ikkagi kuradi sandiks. No seda, mis praegu Margusel on, seda noh, ma ju näen ja ma saan aru, et see on jube. Aga ma võin nimetada veel mõnda asja, noh näiteks, mis meeste haiguste hulka kuulub, noh on näiteks neerukivid. Ja kui neerukivid ikkagi sul sees on, ega siis on ka niimoodi, et sa võid valust karjuda nagu jõuad. Nii palju, ma mäletan, et minu arst veel ütles, et naised, kellel neerukivid ka esinevad, aga vähe, on öelnud, et neerukivid on hullemad kui sünnitusvalu. Noh, ja ongi. Ja noh, mis ma oskan öelda, tähendab, no raviti terveks küll, aga noh, mälestus sellest oli ikkagi päris kole. Ja kui me räägime nendest haigustest ja mis meie eludega haigused teevad ja nii edasi, siis võib-olla ei olegi küsimus alati selles, et saada haigusest terveks, päriselt terveks. No ma toon oma haiguse näide, issand jumal, kus me oleme kukkunud haigustest rääkima. Noh, diabeet ehk suhkrutõbi. Suhkrutõbega üldiselt tohtrid ütlevad ja raamatutest ma olen ka vaadanud, suhkrutõbi on eluaegne. Suhkrutõbi ei kao mitte kuskile, kui ta sul plaksuga olemas on, no siis seal ta on. Ja saanud oled sa selle suhkrutõbe suures osas oma vanematelt, pärilik haigus, ja selle asja on hullemaks teinud põhimõtteliselt ka vale toitumine. Tähendab, juhul kui kas suhkrumahud on kas liiga suured või väiksed või üldse kogu see kolesterooli tase veres ja võt see kõik ongi suhkruhaigus. Aga suhkruhaigusega on võimalik elada ja ma võin öelda seda ka enda kohta. Elan nagu Miška, pole mul häda midagi, aga siin on lisatingimus. Ma ikkagi kord kuus või käin apteegis, sinna on minu arst, väga sümpaatne daam, kirjutanud, doktor Marina Kivi, ja sealt ma siis saan 2 või 3 erinevat tabletti, mida ma siis pean võtma. Ühte ma võtan ainult hommikul, teist ma võtan ainult õhtul ja siis keskmist ma võtan 2 tükki korraga lõuna ajal. No ja ongi nii. Ja see teadmine, et mul see diabeedi probleem on, seda muide nimetatakse teist tüüpi diabeediks. See on natuke erinev esimese tüüpi diabeedi. Sellest, noh, ma peangi sellega elama. Tähendab sellist aega, kus mul enam seda tõbe ei ole, tegelikult ei olegi. Et need tabletid on ja vähe sellest, kord 20 kuu tagant ma pean arsti juures käima vereproovi andmas, et siis nad vaatavad täpselt seda, noh, milline mu suhkruse keskmine tase on, nagu nad seda nimetavad. Aga muidu ma pean selle pärast ka käima, et oma depressiooniga pilt selga. Mul on tegelikult vaja iga 3 kuu tagant umbes teada 2 asja. Esiteks, milline on minu serotoniini tase. Serotoniin põhjustab depressiooni või serotoniini puudus tähendab põhjustab depressiooni. No ja siis perearsti jaoks võetakse sellest samast vereproovist välja see kolesterool ja nii edasi. Ja kõige tähtsam punkt on nüüd see, et sa pead elu lõpuni, tähendab, kuidas ma ütlen, ma olen terve selles mõttes, et mind tegelikult mitte miski ei häiri. Mul miski ei valuta otseselt,
magamine on nagu enam-vähem, kõht kipub kinni olema, aga issand jumal, pead sa siis tõesti iga päev sittuma, võib ka väikse pausi sisse teha. Nii et laias laastus tähendab, et ma olen terve, aga selle tervisel on olemas oma hind. Ja see hind tähendab seda, et ma ei tohi tegelikult mitte kunagi, mitte ühelgi päeval ära unustada, et mul need 2 häda on olemas. See depressioon võib mul iga hetk tagasi tulla ja võib tagasi ja võib suhkruga tekkida probleemid. Suhkruprobleemid siin on väga igasugused tagajärjed, mis suhkrupuudusest või milleks tekivad. Ja sa pead seda teadma. Ja nimetame siis seda, et tegemist on teataval määral sellise elustiili küsimusega. Tähendab, ma üldiselt enam-vähem tean, et nüüd seal kuskil detsembri lõpupoole, seal kus pensionipäevad hakkavad tulema ja nii edasi, et siis on mul jällegi kord minna apteeki neid asju neelama, saada ja siis veel see kuulus käesolev ravim Ozempic, mida süstitakse 1 kord nädalas kõhtu. Mitte mingit valu seal ei ole, see on vähem kui sääsk. Nii et ütleme niimoodi, et paljud tänased haigused on sellised, või õieti nende haigustega probleem sageli ei ole see, mida nad sus seal sees halvasti teevad. Me oskame neid ravida ja nii edasi, aga tähtis on see, et nad on selles mõttes elustiili ravimid, et neid tuleb kontrollida. Tähendab, lihtsalt sellist varianti ei saa ja ei tohi mul üldse tekkida, kus ma ei tea oma serotoniini taset. Tähendab, milline ta on. Ma rääkisin eelmine kord, ma olin paar nädalat tagasi olin Ameerikas, kus juures minu poeg seal töötab just meditsiinifirmas ja nii edasi. Ja kuna seal kuupäev niimoodi õigesti tiksus, siis ilma mingisuguse raha küsimiseta ja nii edasi, läksin ma seal, õieti oma poja perearsti juurde, kes siis võttis mul vered ära, käskis pool tundi oodata ja ütles, tähendab, mis on. Ütles, et 1 tableti asemel serotoniiniks pead sa hakkama võtma nüüd 2, sest norm on allapoole läinud ja ülejäänud on siis kõik okei. Muide, et nüüd need asjad nii segi ei läheks, need ravimid ja mitte ravimid, serotoniini kõige tähtsam või tähendab kõige tähtsam depressiooni ravim või asi on liitium, mis on samasugune aluseline kemikaal nagu mitmed teised, kus kohas selliseid liitiumi tingitud depressioone praktiliselt ei ole, on Austraalia, sellepärast Austraalias on liitium lihtsalt maavara. Ja kui sul seda liitiumit näiteks vaja oleks, siis lihtsalt lähed aeda, võtad labida ja kaevad mulla lahti ja seal sul see liitium olemas ongi. Tähendab, Austraalias on lugu niisugune, et kui meil on tavaline keedusool naatriumkloriid, siis Austraalias on see liitiumkloriid. Ehk see liitium, mida meie siin nagu tabletina sisse võtame, austraallane saab selle kätte iga lõunasöögiga, kui ta magedatele kartulitele või midagi soola peale raputab. Ja tänu sellele on seal see moment nagu olemas. Ja nüüd selleks, et rääkida, kui tähtis see on, et kui te vähegi tunnete, et nagu mingi asi hakkab kehvaks minema või nii edasi, et esiteks ei pea kartma, sest enamus neid asju on ravitavad, kahjuks mitte kõik, aga enamus. Ja te peate, nagu ma ütlesin, jälgima seda, kuidas te elate ja mida te teete. Võib-olla üks kõige traagilisemaid lugusid, mida meie kõik teame ja mille pärast meil on suur mure oli ja suur kurvastus, oli poplaulja Tarmo Pihlap, kes muide suri just nimelt suhkruhaigusesse. Ja temal oli see värk, et tema teatud aja jooksul lihtsalt unustas õiged diabeediravimid sisse võtmast, õieti sisse süstimast. Seal oli vist mingisugune napsi võtmine ka ja nagu napsisena jäi kuskil magama seal korteris, seal voodis või nii. Ja see asi jooksis, tähendab kellaajaliselt nii läbi, et kuskil seal päeva või 1,5 jooksul, mis ta seal oli,
tegelikult asi läkski morniks. Diabeedi üks selliseid olulisi, väga olulisi tunnuseid on krambid. Ja vot siin nüüd ma väga suur spetsialist ei ole, aga nii palju kui Vassiljev ehk ikka, et nende krampide puhul tekib ka puudulikkus südametöös. Et kramp, mis on sul käe, jala ja kõige selle muu juures, see kramp võib olla ka südames ja ja siis edasi ja ühel hetkel ongi valmis. Miks tablett jäi võtmata? Kuigi hea küll, ja see oli nüüd halvasti ütletud tablett võtmata, asi on selles tegelikult, et neid diabeete on 2 tüüpi. Ma ütlesin, et minul näiteks on see 2 tüüpi diabeet, mis on selline puhtalt tablettide. On olemas ka diabeedi põhiline tüüp ehk diabeedi esimene tüüp. Vot see on see, kus tuleb süsti teha. Ja seal tuleb nagu ikkagi väga rohkem jälgida seda. Ma arvan, et kui minul mõni tabletikene siin päev 2 võtmata jääb, muidugi sigadus ja lollus organismi suhtes, aga sellest veel otseselt midagi ei teki, aga Tarmo Pihlapil seal tekkis, sest see oli see nõnda esimese tüüpi diabeet. Üks minu Riigikogu kolleege, kellel oli ka see sama mure, tegelikult see 2 tüüpi diabeet palju selgemini võib-olla väljendunud ja palju vanem kui minul, andis mulle väga head nõu. Tähendab, selle 2 tüüpi diabeediga, ma ütlesin, valus ei ole. Aga üks pahandus, mis temaga võib tekkida, on see, et kui sa jalutad mööda tänavat või nii edasi, ühel hetkel hakkab pea ringi käima. Ja mul on olnud see paaril korral üliõpilastele loenguga. Tähendab, ma istun seal või seisan ja tähendab, pilt läheb lihtsalt eest ära. Kõik on nii udune ja värgid ja nii edasi, siis ma palun üliõpilaste käest vabandust, lähen, istun sinna kuskile nurga taha, ootan, kuni see kõik mööda läheb ja nii edasi. Aga minu hea kaasvõitleja, kui ma ei eksi, see oli Jaak Salumets, kellega me koos istusime Riigikogus ja Peep Paru, tähendab, sellised vanad diabeetikud võrreldes minuga. Ja nüüd ma tean seda, et see on üks tähtis punkt, on see, et kui sa õue lähed jalutama või kuskile, siis sa paned endale tüki šokolaadi või isegi kuivatatud leivakannika taskusse. Et vot siis, kui hakkab see tulema, et siis sa sööd selle šokolaadi või selle ära, selleks, et see asi nagu joondi saaks ja nii edasi. Kusjuures, kui ma eksi, siis kas Salumets või keegi ütles, et temal on see leivakooruke, mis tal taskus on juba hallitama läinud, et tal ei ole teda tegelikult vaja. Aga siis, kui vaja on, siis ta peab tegelikult olemas olema. Ja nüüd ma siis peaksin ütlema, et mida ma kannan nii edasi. Me nimetame seda meie saadet 3 apelsini saateks, Ugala kuulsa etenduse auks, mille Elmo Nüganen lavastas ja nii edasi, meil siin nad 3 on. Tegelikult nüüd on niimoodi, et muidugi ma need 3 lõpus annan Margusele ära, mul ei ole kahju. Aga see antud juhul on see selles mõttes viga, et tegelikult üks neist 3 on see, mis mul peaks olema taskus olemas igaks juhuks reserviks. Et kui mul tekib, et siis ma ühe nendest on ära. Aga kuna siit mul koduni ei ole sõita üle 15 minuti ja nii edasi, siis ma muidugi hea meelega loobun nendest, aga see on põhjus, miks nad mul alati kaasas on. Kas see siis šokolaad, tegelikult muidugi, mis kõige parem on, lapsest saadik on mulle see teistpidi ka meeldinud, on pliidi peal või pliidi kõrval kuivatatud leivakooruke. Kui paned sinna veel soolaga peale, siis nagu muinasjutt. Ainult, et ma pean mäletama, et see leivakooruke ei ole minu jaoks ainult selliseks nautimiseks, vaid see on minu jaoks kiirabirohi juhtumiks, kui niisugune asi läheb. Nii et, mis ma siin ikka oskan öelda, ma tuletan meelde veel seda, et siis kui meil tekkis see COVID ja siis mitmed meie arstid, Inga Raitar ja siis oli Karmen Joller, kes on praegu tervishoiuminister, need ju kogu aeg hoiatasid, et kuidas peab COVID-i tingimustes käituma. Ja loomulikult seal polnud üldse mingit kahtlustki, et seni ajani tukkunud EKRE läks Karmen Jollerile kallale väga, väga jubedalt ja väga inetult.
Vot see on nüüd see koht, ma ei tea, kas ma pean siis nüüd lihtsalt üle kinnitama, mis Karmen Joller rääkis või lihtsalt omast peast juurde lisama selle, et noh, ühel või teisel määral on, no ütleme niimoodi, kõik haigused, eranditult kõik haigused on leevendatavad. Nad ei pruugi ravitavad olla, aga nad on leevendatavad. See on punkt 1 ja punkt 2 on muidugi see, et tervena, füüsiliselt tervena ja sellise tugevana ja nii edasi, füüsiliselt tervena pole mitte kunagi mitte ükski inimene ära surnud. Kõik surevad millessegi. Aga siit nüüd tuleneb see, et võt, nagu, noh, Margus peab neid tablette võtma, millest väga palju kasu vist ei ole. Ja noh, minul see korukene ja nii edasi. Lihtsalt küsimus on selles, et kuidas selle haiguse taustal oma elu elamisväärseks teha. Et noh, kui ikkagi muud ei ole, kui ma pean mööda maja ringi käima ja iga tunni aja tagant endale pritsima midagi või seda, või kui ma tunnen kogu aeg valu ja kui ma ei saa magada sellepärast, et mul on, kui ma ei saa ennast keerata ühele või teisele poole ja kui mul on lihase krambid ühes või teises kohas ja nii edasi. Selle peale ma ütlesin, no mis kuradi elu see niisugune on. No ei ole, noh. Ja sellepärast siis peaks nagu ütlema seda, et no mida 21. sajandi inimene, kellel on valus nagu tema 1000-aastasel eelkäijal, mida ta peaks teadma, on ikkagi see, et mingisugused vahendid selleks, et elu muuta noh, enam-vähem elamisväärseks. No ei ole nii, et päris mitte midagi ei ole, no on. Muide selleks, et lohutada Margust mingil määral ja kõiki meie vaatajaid, ma räägin teile, tähendab, kui jube asi minuga hakkab varsti juhtuma. Meie kuulajad on hästi sümpaatsed inimesed ja kui nad on mind sõimanud ja kirunud, siis nad on kirunud mind minu jutu pärast, aga mitte selle pärast, mismoodi ma seda juttu esitan. Ja ma ei hakka teile eraldi seda näitama, sest see ei ole hea, aga mul põhimõtteliselt mul siin allpool hambaid ei ole. Tähendab, kui me alustasime siin Margusega mingil ajal tagasi, noh, siis ma lugesin tekste ja ilusti nagu Georg Ots või ma ei tea kes, aga nüüd ikkagi on see siin all ikkagi susiseb. Nojah, ühesõnaga alt läksid mul kõik minema. No ja nüüd siis ootan ma närviliselt 2. detsembrit. Min ma lähen siis arsti juurde ja seda öeldakse mitte väljatõmbamise peale, vaid ma lähen operatsioonile. See sõna ise juba ehmatab su sandiks. Ma lähen 2. detsembril operatsioonile. Ma ei tea täpselt, kuidas see värk käib, aga mul on põhimõte ära seletatud. Et mul siin 2 kohas igeme siis, isegi mitte igeme, vaid selle alumise lõualuusisse, pange tähele, päris jube. Puuritakse 2 auku, üks siia ja teine siia. Siis läheb tükk aega mööda, mil need augud osaliselt hakkavad kinni kasvama ja ei veritse ja nii edasi. Pärast seda, kui nad on, need augud on siis nagu jutumärkides ära paranenud, kui auk üldse paraneda võib, siis sinna keeratakse vindiga sisse, tähendab ju siuke tiht. Ja tifti peale pannakse siis kunsthammas ehk implantant. No minu puhul on see siis niimoodi, tähendab, siin on siis need implantandid ja siis siia pannakse kuskil üks, ma ei tea, 7 või 8 hammast niimoodi ritta. Ja siis ma esinen Nõmme raadios nii nagu kunagi vanastigi. Aga mõned asjad, mis mulle üldiselt kogu selle protseduuri juures ei meeldi, no esimene asi on hind. See on hirmus kallis. See lugu, kui siin läheb, me räägime ikkagi mitmetest tuhandetest, kusagil seal 5-6 tuhandest midagi. Nii, on hind ja teine asi, mis mulle kah nagu päriselt ei meeldi, on see operatsiooni idee ise. Nüüd veel eriti sellepärast, et ma ei saa väga paljusid asju süüa, noh näiteks mul on probleeme loomaliha raguu, mis tuleb koos kartulitega.
siis ma ei saa porgandit süüa, õuna süüa ega midagi, sellepärast mul alt on siit puudu ja lihtsalt ma ei saa seda haugata ja hammustada. aga ma olen sellega ära harjunud ja ma saan väga hästi süüa herkulaputru ja kartuliputru ja kartulit ka niisama. Väikestest lihadest koosnevad böstroganovi ma saan elada. Ja võt siit nüüd tekibki see filosoofiline küsimus, meditsiinilis-filosoofiline küsimus. Kui ma üldiselt enam-vähem saan elada ja ma olen sellega ära harjunud. Ma loodan, et lugupeetud Nõmme raadio kuulajad on sellega ära harjunud, et mul süfisib vatakene. No las ta siis süfisib. Nii, et mida kuradit ma siis lähen neid auke sinna tegema. Ja probleem on just nimelt selles, et kuidas nüüd öelda, need 2 auku ja tiftid ja need siia vahele, need teoreetiliselt, mis teoreetiliselt, praktiliselt, nagu ma olen aru saanud, teevad elu mugavamaks. Ma saan uuesti hakata porgandit sööma, näiteks ja nii edasi. Aga kui ma mõtlen selle peale, kuidas seda auku tehakse ja kui jube see võib olla, siis mul tekib küsimus persse selle porgandiga, et ma jään oma kartulipudru juurde, et võt seda kõike siin ei oleks. Aga ühesõnaga arstid said mul nii kaugel, et nüüd ma olen lõpuks sellega nõus ja nii edasi. Muide, üks minu häid kolleege, Ants Laaneots, eks ole, kellega me olime Riigikogus ja just tuli vaata hammastest jutt, et kurat, et mul on ikka siukesed ära tõmmata ja nii edasi. Ja Laaneots näitas nii, et näed, et mul siin kogu komplekt, 100% komplekt, kõik on implantandid. Seda otsast lõpuni. Ja ma siis nagu taipasin ka küsida, et ja mis see pull sulle maksma läks. Ja ta nimetas summa, et see kokku läks maksma 18, ma kordan, 18 000 eurot. See pull. Ma ütlesin, et ma katsun 2-3-ga hakkama saada, 2 tistiga, mul ei ole kogu seda 18 000. Ja siis siin tuli nüüd üks asi, mis Laaneots on üldse hea huumoriga vend. Ma küsin, aga sa oled ju NATO kindral ja sul on kindlasti mingisugused tervisekindlustused ja asjad ja NATO kindralid peaksid olema. Ei saa niimoodi, et kõik need, kes lahingus haavata saavad ja nii edasi, et neid kõiki ravitakse raha eest. Ei ole. Ja eriti veel, kui arvestada, et NATO peakorter seal Brüsselis ja kõik, mis tingimused seal on ja nii edasi, et miks sa sinna siis ei läinud, miks sa tuled siia Eestisse 18 000 peal. Ja ta ütles, et tead, et need NATO hambaarstid, et need on põhimõtteliselt nagu hobusetohtred ja velskred ja igasugused siuksed asjad, et kui need sult midagi suust välja võtavad, siis tuleb koos hammastega, sealt tuleb ka kogu kõri ja igemed ja kõik ära. Nii et see kvaliteet seal nagu hinnatakse, nagu ei ole. Nüüd me natukene jõudsime ka selle juurde rääkida natukene meditsiinist ja hinnast ja sellest. Üldiselt, eks ole, meil see pereravimine ja nii edasi on nagu enam-vähem okei oma rahalises mõttes. Või ühesõnaga ta on olemas ja on. Aga on olemas paar kohta, kus ravimise hind ületab igasuguse terve mõistuse piiri, kus juures haiguste pealt, mida tuleb ravida väga tõsiselt. Üks pull on siis tõesti see, need hambad, eriti kui siit osa asju läheb ikka päriselt välja ja nii edasi. Hambaarst on Eestis ülikallis. Ja seda nagu rehkendatakse, et see nagu ei ole selline tähtis haigus või ühesõnaga, et haigete hammastega võid sa elada ja sellepärast see väljatõmbamine nagu on selline kallis asi. Teine asi, mis on nagu suhteliselt kallis, on prillid ja üldse igasugune optika. Mitte ainult see prillide väljakirjutamine, vaid ka kõik võimalikud silmahaigused, olgu seal silmarõhud üleval või katarakt või midagi taolist, tulebki maksta ja sageli tuleb maksta 1000. Muide, on veel üks kolmas asi
mis nüüd nii väga hull ei ole, aga see on üks haigus, mille ravi ei ole meil eriti kätte saada. See on see, millest me oleme enne rääkinud ka seoses depressiooniga, et väga paljud psühhiaatrilised haigused, nende ravi võib osutuda väga kalliks. Eks siin ole ka siuke mentaalne asi, kui prillide puhul öeldakse, et noh, prill, see on siuke kosmeetiline asi. Et see teeb inimese ilusamaks ja kuidas ta valib endale ühed või teised raamid ja et siukese ilu ja kauniduse värk, mis tõttu tuleb tema eest maksta, siis ütleme depressiooni puhul ja selliste haiguste puhul, noh, depressiooni kohta, depressiooni haige inimese kohta öeldakse, et tal on halb iseloom. Ja ta on pirtsakas ja ta on, noh, ühesõnaga, et ta nüüd ei ole küll seda väärt, et riik kõik selle asja nüüd kinni maksaks. Ja, aga siin me siis nüüd oma nende tarkuste ja asjadega oleme. Las ma siis vaatan, mis siin meil veel on. Eelmise nädala ja selle nädala esimese poole üks kesksemaid küsimusi oli Ameerikas välja lekitatud rahuettepanek Ukraina ja Vene sõja lõpetamiseks, mida mõnikord kutsutakse ka 28-punktiliseks ettepanekuks. Praegu on tast alles jäänud 19 ja noh, põhiprobleem antud juhul on see, et see rahuettepanek sisaldas täiesti selgelt punkte, millega Ukraina nõustuda ei saa. Ja kui president sellega nõustuks, siis ta järgmine päev ei oleks enam president. Ja need punktid põhimõtteliselt on järgmised, et esiteks Venemaale säilitatakse kõik need territooriumid Donetskis, Luganskis pluss Krimm, nii nagu nad olid. See on siis üks selline punkt. Teiseks, Ukrainas piiratakse ära sõjavägi, kui palju teda võib olla ja see on lisatud numbriga 600 000. No see nüüd ütleme, väga hull number ei ole, sellepärast ega praegunegi armee palju suurem kui see 600 000 ei ole, aga see põhimõte, et keegi teine võõras ütleb Ukrainale, palju sul neid sõdureid ja soldateid seal võib olla, oli omaette küsimus. Ja no ja need nagu olidki need põhilised. Ja siis keeld ühineda mingisuguste rahvusvaheliste organisatsioonidega, eeskätt NATO-ga. Seoses selle NATO asjandusega mul lihtsalt lõi ette eile, see on siis kolmapäeval, jooksis läbi sellises Objektiiv on selle programmi nimi, kus esines siis Varro Vooglaid, kes esitas ühe äärmiselt huvitava idee ja ütles, et NATO mitte ainult minemine Ukrainasse või mitte minemine, vaid ka NATO lahkumine Balti riikidest ei olegi väga halb mõte. No nii, see siis on see, millele me oleme siis jõudnud meie rahvuslaste ja perekonnafilosoofide ja kelle juurde nii edasi. Nii et paraku on ka Eestis mingisugune kogus inimesi ja seal, kes leiavad, et Ukraina ei ole mingisugust õigust sõdida oma territooriumist. Vooglaid ei öelnud, et kuidas talle meeldib see, et venelased võtavad ära Narva ja Rakvere ja muud niisugused asjad. Aga jah, võib-olla siin tuleb selle Vooglaiu ja selle teema juurde veel korra tagasi tulla. Tähendab, põhimõtteliselt Vooglaid ja EKRE tervikuna ja nii edasi on üldiselt sellised venemeelsed ja venesuunalised poliitilised rühmitused. Tähendab, mõlemad leiavad, et Putinil on õigus, kõik on tore ja et kõik siin Euroopa pool on halvasti. No eriti veel on siis õnnetu Kaja Kallas, kes neile kogu aeg hambusse jääb, et Kaja Kallas ei tee seda, teist, kolmandat ja nii edasi. Unustades ära, et Kaja Kallas, kui ta üldse midagi teeb, siis ta teeb seda Euroopa Liidu kui terviku heaks. Ja juhul, kui Kaja Kallasel mõni asi välja ei tule, siis selle üle rõõmustamiseks pole absoluutselt mitte mingisugust põhjust, sellepärast, et tegemist on, nagu ka von der Leyen, on tegemist Euroopa kui terviku huvidega. No nüüd siis asi nagu lükkus edasi, täna nüüd on meil siis neljapäev, lihtsalt pole aega olnud seda asja vaadata, tähendab täna kuskil 10-11 paiku peaksid omavahel hakkama rääkima Ukraina, USA ja
ja teised liitlased, et lõpuks jõuda kokkuleppele, milline rahuplaan oleks nüüd mitte ainult Ukrainale, vaid mis oleks ka Euroopale soodus. Nii et niisugune värk, aga kuna kõik alles toimib ja käib ja nii edasi, siis praegusel ajal meil tegelikult midagi niisugust juurde kommenteerida ei ole. Üks punkt, mis oli see kuulus G7, et Venemaa kutsutaks tagasi sinna G8-sse, millega peaaegu keegi nõus ei ole, ja G20, see on siis ka teised suuremad riigid, ka sinna Venemaad ei oodata. Kusjuures Ukraina kasuks selles G20 nõupidamises, mis toimus Lõuna-Aafrika Vabariigis, sellega ühinesid, tähendab selle kriitilise ettepaneku või isegi peaaegu et ultimaatumiga Venemaale, ühinesid ka näiteks Jaapan ja Austraalia. Austraaliast Ukrainasse on 10 000 kilomeetrit. Jaapan on üleüldse puhas Aasia kultuurimaa ja nemad asusid samal seisukohal, mis Euroopa Liit. Mul ei löö praegu ette, kes see oli, aga see oli ühe delegatsiooni asejuht, kes oli, eks ta võib-olla võttis napsi ka natukene, aga ühesõnaga see lause, mis on täiesti vapustav diplomaatilise suhtluse taustal, on see, et see diplomaat, kõrgetasemeline, väga kõrgetasemeline diplomaat ütles, et selle rahuplaani võib Venemaa keerata rulli ja pista sinna, kust ta selle välja võttis. Mööngem, tavalises diplomaatilises keelepruugis selliseid asju ei kasutata, aga mis sa hädaga teed. Nii et see oli too asi. Nüüd veel üks tema ma unustasin ära selle, tähendab, et Ukrainale jääb õigus liituda NATO ja Euroopa Liiduga, kui ta seda soovib. Rahuleppe seda ei ütle. Aga meie pool seda ütleb, et Venemaale peab jääma õigus, igal riigil on õigus olla sidemetes mis tahes teise riigiga. Liitlassuhetes, kaubandussuhetes, mis iganes. Ja see, kas me nüüd kaupleme, kas Eesti kaupleb näiteks Iisraeliga või kas Iisrael kaupleb USA-ga või nii edasi, see on Iisrael asi ja seda ei saa mitte ükski sihuke institutsioon tulla ütlema seda, kellega Iisrael võib sidemeid pidada. Tekib küsimus, aga miks Ukraina siis ei või? Mis õigusega keegi üritab seda piirata. Nüüd seoses selle, siin on üks Ameerika seisukohalt vaadatuna üks pull olukord. Tähendab, Ameerika Ühendriikide üks põhilisi läbirääkimeid peab olema Marco Rubio, kes on Florida senaator, endine, ja praegu USA riigisekretär. Ja temal on see õigus ja see öeldavat, see on Ameerika seisukoht, see on Ameerika. Aga sealt on välja ujunud ka üks mingisugune kinnisvaramaakler Steve Witkoff, kes on ametlikult USA presidendi eriesindaja. Ja see Steve Witkoff ongi, kes tegelikult keerab sitta ikka absoluutselt kõigile, kaasa arvatud ka Donald Trumpil. See 28-punktiline plaan, selle tegelikult käis välja Witkoff. Ja me võiksime teha, aga kelle plaan see siis üldse on? Trump ütles, et ei, mina ei ole midagi näinud, et seal ei saa olla. Marco Rubio, kui ta oli selle plaani läbi lugenud, selle Witkoffi plaani, et ei, et see on selline mustand ja toorik ja et seda me esialgu ei saa tõsiselt võtta ja nii edasi. Ja nüüd tekib küsimus, kes on Steve Witkoff ja miks ta nii tähtis on? Ta on tähtis lihtsalt sellepärast, et ta on kinnisvaramaakler täpselt samamoodi nagu omal ajal oli Trump. Ja Trumpile tundub vist üldse niimoodi,
et kui üks inimene on võimeline ja oskab näiteks tagaaias puukuuri maha müüa või maha lammutada, nii edasi, et siis on ta ikka niisugune mine perse niisugune läbirääkija ja diplomaat ja nii edasi. No reaalne tulemus on see, et Witkov tuleb siis Moskvasse, seal räägib seal selle Putini eriesindajaga Dmitri Kirilloviga ja siis räägib ja siis ütles, nüüd on kõik valmis, et ei ole hea plaan ja kõik see. Aga selle plaani peale lähevad silmad punni. Mitte ainult Kaja Kallasel ja kogu Euroopa establishmentil, vaid nad lähevad mingil määral punni ka tegelikult üldse NATOl kui niisugusel või Euroopa Liidul kui niisugusel. Ja tundub, et vist ka mingil määral venelastel, sest seal on mingisugused üksikud punktid ja mingisugused plaanid, mis võivad Venemaale ka mitte väga sobida. Ehk teiste sõnadega, meil on kuskilt nurga tagant välja tulnud kinnisvaramaaker Steve Witkov, kes on kokku käkerdanud mingisuguse, ma ei tea, mingisugused punktid, kuidas tema arvates võiks seda lõpetada. Ja kõik ülejäänud lihtsalt pilgutavad silmi ja ei tea, mis sest asjast nüüd arvata või mis tast saab. Aga täna peaks see asi vähemalt, ma ei ütleks, et ta ära klaarub, aga ta peaks vähemalt selgemaks saama, sellepärast, et täna siis Genfis toimub see kõigi nende tegelaste nõupidamine, mis siis peaks otsustama vähemalt mingisugusedki punktid, sest see, mis praegu on esitatud, ei kannata mitte mingisugust kriitikat, eks nad siis mõtlevad ja vaatavad, mis seal teevad ja nii edasi. Nüüd üks asi, millega Trump veel hiljuti hakkama sai, oli see, et ta soovides parandada oma suhteid Hiinaga, võttis maha mitmedki tariifid või tollid Hiina kaupade suhtes. See on omaette pikk teema ja tegelikult ka natuke igav ja me ei hakka sellest rääkima täna veel eriti, aga selleks, et aru saada, kui palju Ameerika oleneb Hiinast, on ühe väga lihtsa ja väga sellise kerge näite. 60% kõigist USA kuuseehetest ja jõulukaunistustest ja jõulupärgadest ja nii edasi, 60% sellest tuleb Hiinast. Ehk teiste sõnadega, kui sa Hiinaga väga tülli lähed ja Hiina paneb selle putka seal kinni, siis on niimoodi, et 60% ameeriklastest või Ameerika tarbijatest jäävad jõulud lihtsalt ära. Sest mida siis, sa pead hakkama ostma Ameerika tooteid, mis on selles majandusvaldkonnas kehvemad, kusjuures sa pead hakkama seda üle maksma, sellepärast, et kuna konkurentsi ei ole, siis võt nii. Nii et kui juba ainuüksi kuuseehetest 60% on Hiina, siis võib küsida mitu protsenti kiipidest ja kõikvõimalikest mootoritest ja diislitest ja millest iganes, kõikvõimalikest tootmismasinatest ja igasugustest treipinkidest ja millest iganes tuleb Hiinast, siis on arusaadav, et Trump peaks tegelikult kergelt ikkagi rohkem mõistusele tulema. Nüüd üks asi, mis mind tegelikult ka täna veel hommikupoole ikkagi väga ehmatas või väga üllatas tegelikult oli see, kui tähtis on lähisuhte vägivald ja võitlus sellega Eestis. See on siis meil, see oli teisipäev, siis üleeile, oli Katrin Lusti väga sümpaatne ja tore saade nagu alati Kuu uurija, kus oli jutt ka lahku läinud perekonnast ja nende vahelistest suhetest. Kolmapäevane päev oli ülemaailmne naiste vastase vägivalla vastu võitlemise päev. Kusjuures ülemaailmne. Muide, kui me mõtleme nende asjade peale, see, ma ei tea, võib-olla see on niisugune halb näitaja, aga mul tuttavate hulgas ja sõprade hulgas ja nii edasi, ausalt öeldes mingisugustki lähisuhte vägivalda pole nüüd selle 50 aasta jooksul
täheldatud olnud, keegi ei ole kedagi peksnud ega ühesõnaga tekib küsimus, kus kohast see lähisuhte vägivalla teema võetakse. Üks muide omapärane moment. Aastal 2018 tähistas Eesti oma asutamise või väljakuulutamise sõltumatuse 100. aastapäeva. 100. aastapäeva tähistati ERM-is, see on Eesti Rahva Muuseumis Tartus. Ja seal siis pidas ka kõne Eesti Vabariigi tollane president Kersti Kaljulaid. Ma mäletan sest kõnest peaaegu mitte midagi, seepärast seal ei olnud mitte midagi tarka. Küll aga mäletan ma seda, et kuskil 10 minutit vähemalt, kui isegi mitte rohkem, rääkis Kersti Kaljulaid perekonna suhetes valitsevast vägivallast ja naistevastasest vägivallast ja millest iganes. Ja nüüd mul tekib siis ja nüüd mul tekib ka praegu kogu aeg see küsimus, kas tõesti 100-aastases ajaloos, mis Eestil on olnud, alates vabadussõjast, Nõukogude okupatsioonist, Saksa okupatsioonist ja nii edasi, kas kogu selles 100-aastases ajaloos ei ole tõesti mitte midagi muud olnud kui üks lähisuhte vägivald. Ja kus kohast see üldse nii veel? Ma möönan, kindlasti on olemas vägivaldseid mehi, kes oma naisi peksavad või veel alati olnud. Jällegi, eks ole, lähme Tammsaare juurde tagasi, eks ole. Üldse kõigi nende maaga seotud asjade juurde. Igal pool mujal on olnud, see ei ole, selles nagu küsimust ei ole. Aga küsimus küll on selles, et kas see on nii lai ja nii massiline, et teha sellest rahvusliku poliitika keskpunkt. Meil ei ole tähtsad enam ei venelased, ei raketid, ei merereostus, ei Nord Stream ega midagi. Meil on tähtis lähisuhte naistevastane vägivald. Kas see on siis tõesti nii? Veel kord kordan, ma ei eita, et sellised asjad võivad igati olla. Ja küllap nad kusagil on. Küllap seda perevägivalda kusagil eksisteerib, et ta kusagil on olemas. Aga kas ta on olemas nii laialt ja nii suurelt, et sellest on vaja teha vabariigi poliitika nii ütelda nurgakivi. Ja kas see on siis nüüd see asi ja see koht, millest peaks rääkima vabariigi president vabariigi 100. aastapäeval. 100 aastaga me siis jõudsime välja naiste peksuni ja see on meil siis nüüd ainukene asi. Muide, väga omapärane siin juures on see, et lähisuhte vägivalla propagandistid ja nii edasi, nad kipuvad ära unustama seda asja, et perevägivald võib tabada ka mehi. Ega ikka, ega need karikatuurid, kuidas naine taigna rulliga ukse peal seisab, kui mees koju tuleb ja nii edasi, ega need siis ka päris õhust võetud ei ole. Ja see oli üks uurimistöö Inglismaal, mis oli meditsiinisotsioloogia või nagu seda nimetuseks epidemioloogiline uurimine, on see, et Londonis on keskelt läbi igal õhtul kuskil vähemalt 5000 meest, kes kui nad koju tulevad hommikul, kelle kohta siis, kellele öeldakse, mine sinna, kust sa tulid. Mis me siis selle kohta peame ütlema? Kus kohas on need meeste varjupaigad, kuhu nad saaksid siis sellisel juhul minna? Ja nii et, ühesõnaga, mis ma sellega öelda tahan? Ma tahan öelda sellega seda väga lihtsat asja, et perevägivald on olemas, perevägivallaga tuleb tegelda. Sellega peavad tegelema ja peab tegelema politsei. Ja kui on mingisugused ühiskondlikud organisatsioonid, kes tahavad pakkuda varjupaikasid ja nii edasi, tere tulemast, pakkuge. Aga millega ma kategooriliselt nõus ei ole, on see, et see on Eesti elu ja Eesti poliitika keskne küsimus. Arvan, et ei. Nii, ja nüüd siis lõpus, et asi veel huvitavaks läheks. Okei, see oli Kaljulaid, selle paneme ka kõrvale. Nii, Kõlvarti poiss, mis meil temaga on? Asi, millest me
millest me rääkisime, on see, et Eestis on olemas, Eesti Põhja-Eestis on olemas raadiojaam, mille nimi on Raadio 7, mis on ametlikult kristlik raadiojaam, mis tegelikult kannab eetrisse Kõlvartit ja alati veel 2 Keskerakonna inimest. Tähendab, mis ei ole koššer mitte ühegi kandi peal. Ja täna just nimelt, tänasel neljapäevasel päeval vaatab seda Kõlvarti ja Raadio 7 neid suhteid ja nii edasi, vaatab ka erakondade rahastamise järelevalve komisjon. Sest on alust arvata, et Raadio 7 pakkus Kõlvartile võimalusi valimiste ajal, kusjuures tegi seda tõenäoliselt, ma kordan tõenäoliselt, mitte tingimata, tõenäoliselt tasuta. Ehk teiste sõnadega meil on tegemist ebaseadusliku rahastamisega. Aga kuna nii see kui ka Genf toimuvad täna ja meie raadiosaade on täna aga varem, siis me ei saa nagu nendest asjadest veel väga selgelt rääkida. Kusjuures muide, et kas Kõlvart räägib seal mingisugustest jumala asjadest, tuled ajas appi kindlasti mitte. Konkreetselt viimases saates, mis oli nüüd kolmapäev nädala eest või nii edasi, rääkis ta iseenesest väga huvitavast probleemist. Ta rääkis käibemaksu alandamisest tervele reale kaupadele, sealhulgas ka toiduainetele, ja ta rääkis sellest, kuidas inimesed Eestis nälgivad ja nii edasi. No enne seda me oleme nädal tagasi me rääkisime 42 miljonist ameeriklasest, kes jutumärkides nälgivad selle tõttu, et administratsioon pandi kinni ja ei toiminud ja nii edasi. Aga ega siis ka seal keegi ei nälginud. Sõna otseses mõttes, vähemalt enamus ei nälginud. Alati on olemas päästearmee, alati on olemas kirik, alati on olemas ühiskondlikud organisatsioonid. Ja kui meil juba on olemas ühiskondlikud organisatsioonid, kes aitavad ukrainlasi, siis meil on olemas ka ühiskondlikud organisatsioonid, kes aitavad neid inimesi, kellel antud juhul toiduga on mingisugused probleemid. Kuule, siis üks viimane lugu, mis ma olen tahtnud kogu aeg rääkida ja see on seotud meie hea tütarlapse Kertu Luisuga ja üldse tema probleemidega. Nimelt on üles kerkinud järgmine. Üks lärm on see, et Nursipalus lastakse suurtükist pauku ja see pauk võib olla üsna kõva. Aga nii palju kui mina tean, sõjaväelased üldiselt hoiatavad kohalikke ette, et ärge kartke, kui niisugune asi käib. Vähemalt meil Muhus näiteks ei ole üldse mingit probleemi, kui on Kaitseliidu õppused ja nad on seal ja mehed tulevad seal metsast välja ja mis iganes, siis enne seda paar päeva me teame kohalikud elanikud, et siuke õppus on ja kui siuke pardijahi ülikonnaga mees metsast välja tuleb, siis on kõik okei. See on meie mees, meie Kaitseliit teevad õppus ja nii edasi. Ma arvan, et Nursipalus peaks olema see enam-vähem see sama. Aga ma tahaks öelda seda, et nende paukudega olime meie nõukogude inimesed harjunud ka varem. Eeskätt 2 kohas, eeskätt Pärnus ja teiseks Tartus. Tartus oli sõjaväe lennuväli eeskätt pommitajatega ja häitajate lennuväli oli siis Pärnus. Seal, kus ka praegu see tsiviillennuväli on ja nii edasi. Ja meie tartlased ja meie pärnakad olime ju täiesti harjunud sellega, on nüüd ilus, jah? Olid harjunud sellega, et paugud käivad. Ja paugud käisidki ja põhjuseks oli see, et kui need samad hävitajad ületasid helikiiruse või helibarjääri ühel hetkel, siis sel hetkel käib pauk. Pärast pauku tuleb 10 minutit müra, ja siis läheb niimoodi ja siis kaob see ära ja ongi kõik unustatud. No kas te tõesti kujutate ette, et tartlased oleksid olnud võimelised issand juba nõukogude korra viljastavates tingimustes, kas sai üldse mõelda selle peale, et nüüd
tsiviilelanikud või siis minu pärast isegi parteitegelased saavad minna sõjaväelaste juurde ja öelda, et te ei tohi niimoodi lennata, sest meid häirivad need paugutamised. Reaalne tulemus oli see, et keegi tegelikult väga tähelepanu sellele ei pööranud, kuigi need asjad juhtusid ikka, ütleme kord või paar korda nädalas, kus juures seal oli veel üks eripärad, neid pauke ei olnud mitu, nagu suurtükkide puhul on, vaid seal oli pauke, oli põhimõtteliselt oli üks, sellepärast, et selle helibarjääri ületas üks lennuk. Ja see point on selles, eks ole, helibarjäär. Nüüd on siis niimoodi, et ta niimoodi lendab ja ühel hetkel, kui ta vastu seda helibarjääri läheb ja seda ületab, siis siin nagu kaks asja lendavad kokku. Tähendab, esiteks tema see mootori müra sealt tagant ja nii edasi. Ja teiseks see helibarjäär, mida ta ületama hakkab. Ja kui need kaks asja omavahel kokku saavad, tulebki pauk. Nii et mis seal ikka, ega kui ta see püssi paugutamine seal väga ei meeldi, siis ta ei meeldi, mis me saame ikka öelda. Ainus asi, mis ma oskan siia alati öelda, on see, et ei ole sellist asja, mida ei oleks võimalik lahendada läbirääkimiste teel. Kui inimesed ikkagi kokku tulevad ja räägivad ja omavahel ja nii edasi, siis on võimalik seda teha. Kas lepitakse kokku see lõpuste ajad või mis või see, tähendab sellest ainuüksi, sellest lihtsalt vingumisest, see huvitav, aga sellest ei ole nagu väga suurt kasu. Ja üleüldse siis siit moraal, et kui meil üldse elus midagi nagu Eestis ei meeldi ja nii edasi, siis esimene asi on see, mõelgem järele, kes on süüdi ja teiseks mõelgem, kellega me saame siin läbi rääkida, millistel teemadel ja nii edasi. Nii, ja sellega peaks nüüd siis meil olema asi ühel pool. Ma tahaksin meelde tuletada kõigile neile, kes on meie raadiojaama ja telejaama aidanud. Tahaks öelda veel kord suur aitäh ja meelde tuletada, et ainult tänu teile selline asi, nagu see praegune Nõmme raadio üldse eksisteerida saab. Ja soovime siis Margusele head paranemist. Loodame, et see asi ei jää liiga pikaks ja me mõtleme tema peale ja mina kui usuinimene mõtlen ka tema peale oma palvetes, sest haiguseks, aga lisaks sellele on see ikkagi väga paha ja väga valus. Ja lõpetuseks siis pöidlad pihku ja meie püha sõda läheb edasi nädala pärast järgmised 3 apelsini ja loodame, et Margus on oma tegemistele ja töödele sutsukenegi lähemal kui täna. Aitäh! Saade on salvestatud 2025. aastal.